Sõstrapõõsastel on päris palju erinevaid haiguseid neid kimbutamas, kui nad on liiga tihedad. Siin on konkreetselt ikka see põõsas väga tihe. Tegelikkuses peaks jääma ühele põõsale kuni 7 peaoksa. Seda arvestades üritame teda natukene noorendada ja veidi rohkem vormi saada. Nii, Diana, võtame selle siis käsile. Mine sa teisele poole ja hakkame pihta. Esimesena lõikame ära siis liiga maad ligi olevad oksad, sest et tema ümber on võimatu muidu toimetada ja need nagunii kaarduvad alla. Siin on näha üks vanem oks, kus peal on sammal, selle järgi tunneb ta ära. Ja selle võiks nüüd täielikult eemaldada, kuna ta kaardub täpselt siia põõsa teiste okste sisse ja muidu ka väljapoole. Oksad eemaldame võimalikult maa lähedalt. Hiljem võib-olla tuleb seda lõiget veel korrigeerida. Põõsa keskel on palju konkureerivaid oksi. Nendest valime tugevama ja parema asendiga oksa, teised eemaldame. Eemaldame ka noored eelmise aasta võsud, mis muudavad põõsa asjatult tihedaks. 2 oksa, mis selgelt teineteise vastu hõõruvad, nendest tuleb valida üks ja teine eemaldada. Praegusel hetkel me eemaldame selle, mis on püstisem, et põõsas jääks võimalikult lehvikukujuline. Eemaldame ka sissepoole kasvavad võsud, sest nende kasvusuund on võraga risti. Nüüd, kui soovida, et see põõsas oleks veidi madalama kasvukujuga ja tihedam, ilusama kujuga siis kokkuvõtlikult, siis võime neid oksi veidi kärpida. Jällegi peame silmas seda, et välimise punga pealt.